Nurgakivi on oma olemuselt ehitussaade, see tähendab, meie vaatajad ootavad nõuandeid, kuidas ehitada, millest ehitada, kuid ehitusel on ka teine pool. Kui on tegemist ehitusega, millel on sees nii-öelda inimese käe soojus, siis sellel ehitusel on natukene teistsugune väärtus kui traditsioonilisel nii-öelda masseehitusel ja sellist erilist ehitust mingil ajahetkel on vaja taastada, konserveerida, restaureerida. Mida endast kujutab see eriala? Seda tulime uurima Tartu Kõrgemasse kunstikooli Pallas. Konserveerimine tähendab seda, et neid objekte, mis meieni on jõudnud, püütakse säilitada võimalikult sellisel kujul, nagu nad on meieni jõudnud, ja et me lihtsalt takistame neid edasi lagunemast ja kahjustamast. Restaureerimise korral on asi natuke keerulisem, et me proovime neid objekte taastada mingisugusesse varasemasse olekusse, millest meil ju tegelikult väga suurt aimu ei ole, aga selleks me siis teostame erinevaid uuringuid ja räägime ka praeguste kasutajate ja huvigruppidega, et nendest objektidest tuua välja see kõige olulisem, see kõige tähtsam asi. Meie õppekava kannabki nüüd pealkirja konserveerimine, restaureerimine ja õpetame tegelikult neid samasid erialasid, aga nüüd nagu kokku pandud, kus siis kõik sinna astunud üliõpilased läbivad, kõik need senised objektid õpivad neid materjale tundma, neid objekte dokumenteerima, neid konserveerima ja lõpuks siis ka restaureerima. Nii et nad saavad kõik nagu need kompetentsid kokku, mis varem olid laiali. Ma sain su sõnadest aru, et see uus eriala avatakse nii-öelda järgmisest õppeaastast. Milliste eeldustega need noored inimesed peaksid olema, kes tulevad seda eriala õppima ja millal võib teile nii-öelda avaldusi tulla esitama? Ja õppekava on juba vastu võetud ja avaldusi saab meile esitada nüüd juba kevadel 31. maist alates õppeinfosüsteemi kaudu, nii et kõik on teretulnud, kelledel on huvi mineviku vastu, kes tahavad ise midagi oma kätega korda saata, kes leiavad, et meil on õige aeg minevikule toetudes teha just nimelt paremat tulevikku iseendile ja kogu kogukonnale meie ümber, kogu Eestimaale. Tulge siia Tartu Kõrgemasse kunstikooli Pallasesse, tehke lähemalt tutvust, kas see eriala võiks olla teie tuleviku eriala ja ma usun, et kõigile, kes koha peale tulevad uudistama, hakkab see eriala meeldima.